Kas set.ee külas Koresoordil nende prooviruumis, et milline näeb välja üldse Koresoordi tavaline proov, et kas kõik tulevad lugu ja idee taskus või käib see ajutorm kõik koos? Koresoordi proov näeb välja täpselt selline, nagu te enne just nägite, et kõik tulevad kokku, kõik on kodutöö ära teinud ja siis mina istun seal pingi peal ja lihtsalt vaatan, et nad kõik selle oleks ilusti omandanud, mis nad on siin vahepeal nagu teinud. Et põhimõtteliselt et nii ongi jah, et me õpime ära, nemad õpivad, siis mina kontrollin lihtsalt. Tavaline värk on meil niimoodi, on ju. Isa vaatab, kas pojudel on selge kava. Jah. Hiljuti liitus teiega ka Tõnis. Et mida uut on toonud Tõnis teie bändile? Peale iseenda loomulikult. Oske öelda selle peale midagi. Et ma arvan, et me oleme muutunud nõksa nagu träsalikumaks äkki või. Et su käekiri on vähe teine, et Ken oli selline, talle meeldis breakdowne ja just asju teha selle natuke niimoodi, et ma arvan, et pigem träsalikumaks on läinud asi, jah. Et pigem see uus materjal, ma arvan, on sellisem toorem või oluliselt kiirem kui võib-olla äkki see eelmine asi või? Eelmised albumid. Jah. Andsite välja hiljuti oma versiooni Loitsuloost Tulerissed, et kas on ka teisi Eesti artiste, kes on niimoodi silma jäänud, kelle jaoks te oleksite valmis veel sellist asja tegema või mõni uuem kodumaine artist? Niimoodi otseselt eraldi ei oskagi välja tuua, et tegelikult neid artiste on palju, kellega me hästi läbi saame ja kes meile kindlasti väga meeldivad. Et on bände, kes on ju väga head live-bändid, kes meile meeldivad ja on bändid, kes on väga head nagu stuudiobändid, et aga niimoodi eraldi, ma ei tea, kas sa oskad mõne nime välja öelda? Siin ongi vist see, et kõik me üksteist tunneme, teame ja käime läbi, eks. Et ega neid coverid võib-olla sellepärast ei tehtagi, et see bänd oleks nüüd jube hea, et sellepärast peaks tegema. Et pigem ikkagi see, et kui kellegi tuleb jälle mingi tähtpäev või mingisugune suurem sündmus, et siis on nagu mõttekas seda teha. Et minugi poolest, kui keegi veel kunagi pakub näiteks või tekib mingi võimalus, siis miks mitte. Sest teiste bändide lugusid on alati hea lörtsida. Kui te peaksite valima ühe loo enda repertuaarist, mida siis peaaegu elu lõpuni mängida igal kontserdil kordades ja kordades, milline lugu see oleks? Tõnis vastab, sest et Tõnis mingi värskelt ma teab. Ma kangesti tahaks öelda Asüülum, aga ma arvan, et neid lugusid nii palju ja Koresoordil on see ikkagi hetkel nüüd 4. album, mis välja tuleb, et neid, vähemalt minu jaoks häid lugusid on seal päris palju, et ma ei oska küll niimoodi välja tuua, et mida me niimoodi pikalt mängiks. Meil on isegi sellised lugusid, mida me pole mitte kunagi mängin laivis. 4 plaadi pealt on vist, ma kuutan ette, et võib olla mingisugune 6, 7, 8 lugu isegi. Et mida pole mitte kunagi isegi proovis nagu laiali võetud, hakkame seda õppima midagi tegema, et midagi nad lihtsalt on jäänud. Aga ei tea, seda nii palju. Võib-olla esimese plaadi pealt oleks nagu vahest jälle midagi hea mängida, aga siis kui see päris siuke vihane asi oli, aga mitte nüüd, et praegu vähem vihasem oleks, aga kuidagi jah. Avaldasite uuelt albumit loo Neetud. Milline on olnud senise tagasiside? Tagasiside on nagu juba hea olnud, et kui selles meil tuleb siiamaani Fesari privadesse mingit õnnitluskirju, nagu oleks mingi, ma ei tea, sünnitusmaast tund või midagi sellist, et mingi lapsega hakkama saadud. Et jah, et tundub, et see väga hea on olnud siiamaani. Facebooki vaatamisi oli ka ikka, ma ei tea, mingi esimese laksuga 10 000 kõik. Et kuidagi hästi, ja ta on niisugune teistmoodi jälle, ta on niisugune energilisem natukene, stiili poolest natukene võib-olla natuke muutunud midagi see, et ta on jälle niisugune edasiminek. Ma ise vähemalt arvan nii, et jah, samad sõnad. Üks Olete taas oma tuuril suundumas Eestist väljapoole,
et kas on ka suurem närv sees esinedes võõra publiku ees või mis on üldse see vahe kodumaise ja välismaa publiku vahel? No üldjoones ma arvan, et me kõik oleme päris palju juba käinud mängimas igal pool, et ma isiklikult enda kohta võin küll öelda seda, et ma ei kogeks nagu seda, et mul oleks välismaal kõvem või halvem närv. Et pigem tegelikult on selliseid riike, kus ma olen käinud, kus võib-olla see rahvas on vaata, et isegi hulga energilisem, kui selline Põhjamaade inimene on. Ja see tavaliselt annab pigem sellise nii korraliku adrekapaugu, et see närv nagu läheb pigem nagu esimeste minutitega kohe ära, kui see nagu üldsegi tekib, et ma ei tea, ma vist eeldan, et sul on pika karjääri jooksul asjad samamoodi, on ju. Et jah, ega tegelikult selles mõttes, et ei ole küll mingit vahet, et see tuur ise on nagu äge juba, sa võidad bussis, seal kogu see elu, mis seal tuuribussist toimub, see on juba omaette lahe olemas. Tuur on äge, no. Ma ei ütleks küll, et seal mingit erilist vahet oleks. Kui suur võib üldse olla see Koresordi fännibaas, kes võib-olla absoluutselt ei saa ka aru, millest te laulate, aga siiski millegipärast kuulavad ja võib-olla see eestikeelne lüürika ongi see, et mis neid kuulama paneb. Mis te arvate sellest? Muideks Stigil oli, bändi Kidramehel oli päris hea lugu rääkida, et ta mainis, et kas Slovakkias käsite mängimas või? Ja Asüülumi loo peale vist või? Oli Asüülumi peale või? Jah, et seal rööginum asju, siis vaatad tüübi reaalselt laulab kaasa. Slovakkias kuskil mägedes. Eesti keeles. Mägedes, kus on kogu panoraamal selline lumised mäed lihtsalt ja selline väike mägilinn. Põhimõtteliselt kaevurite linn selline. Lihtsalt mingi tüüp on sul ees ja lihtsalt laulab kaasa sulle. Suu liigub täpselt blablabla ja siis Soomes on hästi palju. Soomes nagu röögitakse loo nimesid kaasa. Ikka teavad jah, et kus ja Leedus on juba hea publik alati, kes ka tegelikult mainitavad ja maksutavad suurt kaasa. Kõik nagu teevad midagi, aga nad väga, ilmselgelt mitte midagi aru ei saa, mida nad teevad. Need on täiesti olemas. Antikeha pole veel küll väljas, kuid kas on mõtteid ka järgnevaks albumiks või naudite veidi albumi järelkaja ja vaatate, mis tulevik toob? Tavaliselt meil nii olnud, kui plaat välja tuleb, siis mingisugune pool aastat vist me mängime seda. Niimoodi, et me väga uute lugude peale mõtle, et vahepeal tuleb võib-olla mingi cover-idee, et sa peaks nagu midagi tegema nagu. Aga siis tegelikult hakkab juba pihta, jah. Uue asja mõtlemine. Kuidas see kontseptsioon näiteks oleks ja mis ja kuidas. Tavaliselt jah, mingi pool aastat, kus on puhkuse või õppimise ja sisseelamise teema. Uus materjal on äsja valmis saanud ka peaaegu, et seda uut materjali tasub ka mängida. Et praegu nagu pigem nagu kulutada seda energiat selle peale ja plaat on nagu üldse bändi jaoks tavaliselt niivõrd suur asi. Ja viimasel ajal, kui sa ei tee plaati, sa ei ole mitte keegi paraku. Ja tänu sellele albumile ma olen täiesti kindel, et me pigem nüüd võib-olla isegi natuke fokusseerime enda tegemisi pärast albumit just pigem nagu tuuritamisele ja keikadele. Seda võiks tegelikult korraks Rasmuse käest küsida, mis tema arvab. Sest ei tasu kohe et kõigepealt tuleks ja siis Võt. Kaua üldse võttis aega alates sellest hetkeks, kui tuli idee teha uus album, kuni nüüd selle hetkeni, kus ta nüüd välja läheb? Hea küsimus, ma isegi pole mõelnud selle peale. Ma arvan, aasta algus äkki või? Hakkasid esimesed mingid mõtted käima või isegi varem tegelikult. 1,5 aasta tagasi äkki. Ta läks proovima. Aga tõsisemaks läks ta kevadel vist äkki või? Et praegu on... Ma ei oska seda küsimust vastata. See protsess on käinud kogu aeg, vaata.
et niimoodi mingisugused daatumid välja käia või kuidas ta nagu sündinud on, ma ei tea, ta on kuidagi, kõik on nagu läinud hästi loomulikult niimoodi kogu aeg. Ma ei tea. No enda kohta oskan öelda, et see aeg, millal kui ma selle bändi kutse sain tegelikult, siis helistas mulle kõigepealt vist äkki Nagi, siis helistas mulle Stig ja Stig ütles niimoodi, et kas oled nõus bändi tulema, kui ma ütlesin, et jah, siis ta ütles okei, aga 1,5 nädala pärast tuleb stuudios trummid linti mängida. Et siis hakkas see minu sellega plaadiga seonduv protsess nii-öelda pihta. Põhimõtteliselt ei olnud väga sellist mõtlemise aega või harjutamise aega. Just, et see käis nagu päris kiiresti tegelikult aga ma arvan, et võib-olla äkki tänu sellele see tulemus on vaatati isegi rohkem aus ja selline, et esimesed mõtted tihtipeale on paremad kui sellised üleprodutseeritud mõtted tihtipeale, et põhimõtteliselt tulebki mängida rämeda hirmuga, see on juba hea asi. Ja loomulikult fännide poolt kõige tahetum info, millal ilmub Antikeha? Kui kõik nüüd hästi läheb ja Jumal annab, siis 1. detsembril on peaaegu mainitud, et me läheme ka 1. detsembril lähme tuurile, et siis seoses sellega tuleb ka plaat välja. On ju? Jah. Aitäh! Palun!